Tänapäeva maailmas on raske avastada uusi meresid või maid, aga Tartu Ülikooli bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse teadlased on esimesed, kes kaardistavad silmale nähtamatuid arbuskulaarmükoriisseid seeni, mis elavad sümbioosis taimedega. Ja selles mõttes on nemad nagu maadeavastajad. Kas te arvate, et need on selle taime juured? Tegelikult on see ka üks paras pundar seeni siin. Ja selliste seentega on need taimed koos eksisteerinud tõenäoliselt sellest ajast saati, kui taimed olisid maismaale elama. Aga alles nüüd, mil on võimalik nende seente DNA-d järjestada, saab neid ka põhjalikumalt uurida. See on nüüd üks põnev ala ja rohkem oleme sellega seotud olnud. Ehkki me ei identifitseeri ennast üldse seeneteadlasena, me vaatame taime vaatepunktist. Nende seente puhul olime esimesed, kes üldistasid nende mitmekesisust üleüldse maakeral. Skulaarset mükoriisset moodustavad seened on sellised seened, mis elavad koos, ehk siis on sümbioosis koos elus koos taimedega. Et me leiame neid taimede juurtes ja me leiame neid mullas. Me leiame neid enamustest paikadest maa peal, siitsamast akna tagant linnamurust, põllu pealt, aiast, metsast, niidult. Et nad on väga tavalised, aga niisama maa pealt me neid ei näe. Meie kui esimene avastus on võib-olla see, et me nende sümbiootsete seente kutsume neid arbuskulaarmükoriissed seened, veidi keeruline nimetus. Nende seente puhul olime esimesed, kes üldistasid nende mitmekesisust üleüldse maakeral. Milline see on? See oli nüüd sünteetiline töö, lihtsalt olemasolevate teadmiste üldistus. Senimaani praktiliselt ei olnud mingit üldist ülevaadet, kas neid on rohkem troopikas ja vähem parasvöötmes nagu taimedega, kuidas inimtegevus mõjutab rohkem metsades, rohumaades. Me andsime üldse esimese pildi. Ja esimene pilt on muidugi see, et nende mitmekesisus on jällegi väga tugevasti inimese poolt mõjutatud. Väga selge inimese jalajälg on see. Arbuskulaarmükoriissed seened on peremeestaimede juurepikendusteks. Seen transpordib mullast mineraalseid toitaineid taime, näiteks fosforit, näiteks lämmastikku. Läbi tema seeneniidistiku viib selle aine taime juure sisse. Selle eest seen saab taime käest süsinikuühendeid, mis on tema jaoks energia, nagu meie jaoks suhkur või ükskõik milline toit. Seen ei saa seda toitu mujalt. Isegi kui me anname kunstlikes tingimustes nendele seentele need samad suhkrud, mida taim talle justkui seal juure sees edasi annab, siis nad ei ima neid, nad ei kasuta neid. Need arbuskulaarmükoriissed seened kaitsevad taimi teiste seente eest, selliste seente eest, mis on patogeensed, mis kahjustavad taimi, aga ka kahjulike näiteks nematoodide eest, nii et kahjulike mikroorganismide eest. Kolmandaks, need seened kaitsevad taimi ebasobivate keskkonnatingimuste eest. Näiteks liiga kõrge soolasisaldus mullas, liiga palju raskmetalle, liiga kuiv ja nii edasi. Ja veel üks funktsioon sellel kooselul on tegelikult, me võime öelda, mulla ehitamine või mulla teke. Kuna need seened siis teevad palju seeneniite mulda, ja nad eritavad ka teatud ühendeid mulda, mis nagu kleebivad mulla osakesi kokku. Et läbi selle siis see muld on parema struktuuriga, ta on õhustatum ja samamoodi see muld hoiab paremini niiskust. Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse juhataja Martin Sobeli elutööks on olnud erinevate taimekoosluste uurimine. Ja tegelikult meid huvitab väga põhiline ja fundamentaalne küsimus, miks elurikkus maal varieerub nii, nagu ta seda teeb. Tähendab, meid huvitavad põhimõtted.
kuidas on kujunenud. Meie uurimisobjekt on küll Eesti, aga ma arvan, et siin Eestis uuritav võib ka olla maailmale põnev. Enamus teooriatest on elurikkuse mustreid seletanud keskkonnatingimustega. Aga meile tundus see käsitlus veidi kitsas ja kuskil alates 90-ndatest me oleme püüdnud juurutada sellist mõtlemist ökoloogias, et tähtis on ka ajalugu. Kust need liigid tulevad, kuidas nad siia jõuavad. Sobeli teooria väidab, et taimede tänase mitmekesisuse ühes või teises paigas määravad suuresti ära tingimused, mis valitsesid evolutsioonitsentrites ehk piirkondades, kus taimed kunagi sellisteks arenesid, nagu meie neid tunneme. Sealt edasi said nad rännata vaid paikadesse, kust leidsid eest tuttavad tingimused. Ka Eestis on taimestik varieeruv, sest mullad on erinevad ja paljud taimed on meil olemas vaid tänu sellele, et rasketel aegadel, jääajal näiteks, leidus maailmas nende jaoks varjupaiku. Meie teooria, me kutsume seda ise liigifondi teooriaks, leidis maailmas tunnustust ja ta elab nüüd oma elu ja juba meist sõltumatult ajab harusid ja areneb ja mis on väga tore. Nii et selles mõttes need meie ideed on jõudnud maailma. Aga see, et meil näiteks ühed liigid just piirduvad lubjarikaste muldadega taimede puhul, teised happeliste muldadega, see on täpselt nende ajaloo peegeldus. Nemad elavad sellistes tingimustes, kus nad evolutsioneerusid ja kus nende põhilised tunnused kujunesid välja. Aga näiteks Eestis lubjarikastel muldadel on teada, et suhteliselt palju on meil nii-öelda stepi päritoluga taimeliiki, kes on tulnud meil ida poolt, Väike-Aasiast võimalik Lõuna-Euroopas. Arbuskulaarmükoriissete seente ja taimede sümbioosi uurides on Sobeli töörühm sukeldunud silmaga nähtavast nähtamatu mitmekesisuse maailma. Eks me veidike tunnemegi just sellist avastusrõõmu uurides nähtamatut mitmekesisust. Ja on loomulik, et loodusteadlane uurib algselt seda, mida ta silmaga näeb. Aga eks rohkem ja rohkem tekib tunne, et kõik ei ole seletatav sellega, mida sa silmaga näed. On selliseid mustreid, selliseid kasvuefekte või taimede esinemist, mitteesinemist, mida on väga raske seletada. Et arbuskulaarmükoriisseid seeni mikroskoobi all uurida, tuleb need esmalt loodusest korjata. Oleme botaanikute ühel meelisalal Laelatu puisniidul Läänemaal. Siin on ühel ruutmeetril kokku loetud maksimaalselt 76 taimeliiki. Meie peame seda mitte ainult Eesti elurikkuse rekordiks, vaid vähemalt Kesk- ja Põhja-Euroopa, sest nii palju taimi väikesel pindalal ei ole mitte kuskil leitud. Nii, otsime siis maasikat ja sinilille. Nii. Maasikas kadus ära. Maasikas. Nüüd ma võtan maasika. Me üldiselt täna võtame proove maasika ja sinilille proove siit Laelatult ja see on nüüd siis maasikas, meile metsmaasikas, kõigile tuntud, väga armastatud Eesti rahva armastatud suvemari, eks ole? Elab koos seenega. Elab koos seenega, jätke kõik meelde. Elab koos seenega, aga maasikas on selline huvitav liik, et temal on üsna ükskõik, millised seened ta küljes on. Tähendab, vabandust, nad peavad olema arbuskulaarmükoriissed seened. Keegi ei arva, et kukeseened siin küljes need on. Need ei olegi juured muide siin praegu. Nad arvavad, et need on juured, eks ole. Muidugi, aga mis need siis veel on? Need on seenjuured. Kus siis maasika juur on? No siin koos selle seenega, seene struktuurid on siin juure sees. Nüüd kahe taimeliigi vahepeal peaks kummikindad ära vahetama. Selleks, et ühe taime seenjuure DNA ei kanduks teise taimeliigi proovi DNA peale. Aga mis me teeme nende juurtega on see, et me tegelikult puhastame nad ära, me päris just ei steriliseeri neid väljastpoolt, aga me puhastame ära ja ütleme, et eraldame selle taime juurest kogu DNA just sellest, mis on nagu juure sees või taime sees. Ja siis pärast selektiivselt võtame sealt välja seene DNA juba järgmiste reaktsioonidega, aga algselt me eraldame kogu DNA, nii et see taime DNA ja seene DNA on seal koos. Nüüd siit me leiame sinilille. Sinilill on ka väga oluline liik. Ma arvan, kõik me tunneme sinilille kevadiste ilusate võite järgi. Ja meie uurimisrühma varasema töökogemuse põhjal on sinilill üks väga
mükoriissete seente, nende arbuskulaarmükoriissete seente seisukohalt üks väga oluline taimeliik, sest me oleme nüüd oma töörühmaga leidnud siin mitme aasta pikkuse uurimise tulemusena, et sinilill on üks väga hea mükoriisaseente võõrustaja. Tema juures on hästi palju erinevaid seeneliike ja näiteks hoopis teistsuguseid seeneliike kui maasika juures. Ja maasikas, kes kasvas siinsamas kõrval, on hoopis ühesuguse seenekooslusega kui siis see sinilill tema kõrval. Nii et võtame siis selle sinilille ka välja. Mikroskoobi alla jõuab kuivatatud proov. See on selline proov, millega me siis laboris hakkaksime edasi töötama. Me näeme, et see on lihtsalt üks pusa. Siit peale vaadates me ei saa öelda, kas siin sees on arbuskulaarmükoriissed seened või ei ole. Nad on nii väikesed, et me oma palja silmaga ei näe ja kui me nüüd lihtsalt juure paneksime mikroskoobi alla, siis me näeme juurt ja me näeme juurerakke. Aga need seenerakud seal juurerakkude vahel, taimerakkude vahel on nii sarnased, et me ei erista neid. Me peame nad ära värvima millegagi, mis värvib seent, aga jätab taime värvimata. Et see siis toob selle seene nähtavaks taimerakkude taustal. Ja selle preparaadi peal praegu ma näen, et tõepoolest siin on seenehüüfid, need on sinised sellised niitide moodi struktuurid taimejuurerakkude vahel ja see oleks nagu paekivisein, mis on taimejuurerakud ja nende vahel on siis tumesinised seenehüüfid. Ja samuti on siin näha seenevaru ainete talletamise organeid, need on jällegi sinised ja näevad välja nagu õhupallid. Neid nimetatakse vesiikuliteks, see on siis koht, kus seen kogub enda energia säilitamise ühendeid, tavaliselt on see tärklise või selliste ainete kujul. Mikroskoobi alla need proovid aga enamasti ei jõuagi, kuna seal saaks määrata vaid nende sugukondi. Me ei saa öelda mikroskoobi all vaadates, mis liigid seal on, kuna nende seente morfoloogia on nii palju lihtne, et see liigi tasemel ei erine. Selleks, et liike määrata, tuleb kasutada teisi võimalusi ja üks lihtsamaid võimalusi praegu on siis pärilikkusaine DNA järjestamine. Kõige tavalisemalt me lihtsalt võtame taimejuured, purustame need, eraldame sealt pärilikkusaine ja siis järjestame selle pärilikkusaine. Selle järjestuse alusel määrame me siis selle seeneliigi. Iga uus mükoriisaseen saab numbri, nime ei panda. Ja miks ei saa nimetada nii täpselt on sellepärast, et seda organismi kellest siis selline järjestus, DNA pärilikkusaine järjestus on saadud, ei ole tegelikult keegi näinud. Me ei tea, kuidas ta füüsiliselt välja näeb ja teda ei ole seetõttu saanud tavapärane süstemaatik kirjeldada. Morfoloogilisel tasemel on praeguseks kirjeldatud, ütleme kuskil 240 seeneliiki. Molekulaarselt või siis nende DNA järjestuste põhjal, mida me siit juurtest leiaksime või mullast või loodusest pärinevatest proovidest, me oleme leidnud kokku üle 300 umbes siis liigi ja me näeme, et paljud nendest on midagi muud kui need, mida me morfoloogiliselt teame. Esimest korda järjestati arbuskulaarmükoriissete seente DNA-d 90. aastate alguses. Eestlased on esimesed, kes neid seeni ülemaailmselt kaardistama on asunud. Meie oleme esimesed, kes võtsid julguse ja kogusid kokku avaldatud andmed arbuskulaarmükoriissete seente leviku kohta, sellised andmed, mis on siis saadud DNA järjestuste põhjal. Ja me panime need andmed kokku ja muutsime nad omavahel võrreldavateks ja hakkasime otsima mustreid, levimise mustreid, liikide esinemise seaduspärasusi. See on esimene kord, kus maailmas on tehtud sellist asja arbuskulaarmükoriissete seente kohta ja miks see on muutunud võimalikuks, on see, et molekulaarsed meetodid on viimasel aastakümnel võimaldanud saada rohkem infot nende seente kohta. Me kaardistame midagi, mida ei ole varem olnud võimalik kaardistada. See on samasugune, nagu sajandeid tagasi mindi laevadega ja asuti kaardistama täiesti tundmatuid maid.
Mykoriisaga koos elav taim saab looduses hakkama. Ta ei anna küll sellist head saaki nagu kultuurtaim, kuid teda ei pea ka väetama. Kui räägime söödavatest taimedest, siis ei ole need keemiaga pritsimisest mürgised ega tapa näiteks mesilasi, kes on omakorda olulised tolmeldajad ehk taimemaailma mitmekesisuse säilitajad. Maakasutus mõnel juhul tühjendab selle seene liigifondi küllalt kiiresti. Missugused näevad välja arbuskulaarmükoriissed seened, mis ei taha või ei suuda enam taimega sümbioosis elada? Võib-olla võiks neid võrrelda metsas kokku saava rebase ja koeraga, kes küll mäletavad, et neil oli ühine esivanem, aga leibasid nemad enam ühte kappi ei pane. Nüüd siis kaks organismi on astunud, tunnevad üksteist ära, nad on kontaktis, aga seen ei sisene taime juurde sisse. Ja miks see võib niimoodi olla, on see, et see konkreetne preparaat on kultuurtaimest. See on harilikust kolleegast ja küllalt sageli meie praegused sorditaimed on kaotamas oma võimet moodustada sümbioosi mykoriisa seentega. Sordiaretuse käigus valides tunnuseid, mis näiteks tagavad kiirema kasvu, tagavad suurema haigus vastupidavuse, tagavad parema saagikuse ja huvitavamad saagiomadused, et nende tunnuste valiku käigus on siis kooselu seenega kaotsi läinud. Ja kui ühel päeval tahetakse pöörduda mahepõllunduse poole ehk siis kasvatada taimi, mis saaks hakkama ilma väetiseta või vähese väetisega, võib minna keeruliseks. Kas seente puudumine võib saada kriitiliseks? Me ei tea, aga uurime. Samas näib mahepõllumajandus olevat vähemasti osaliselt meie paratamatu tulevik. Ma usun, et suures plaanis vastus sõltub energiahindadest. Ja siin on erinevaid prognoose, aga ükski prognoos ei näita, et nad langeksid. Praegu on nad ikkagi veel nii odavad, et sisuliselt maakera kukla poolel tasub näiteks loomasööt sõidutada Euroopasse laevaga ja siis loomad Egiptusse tapamai ja siis pärast liha läheb jälle maakera kukla poolel, aga tõenäoliselt see väga kaua nii ei kesta. Nii et ilmselt siiski niisugused alad, kus me saame energiasäästlikult majandada, omandavad tulevikus ka suurema tähtsuse. Sobeli sõnul on üleliigne keemia tarvitamine ka hoopis suuremaks taimeliikide väljasuremise põhjuseks kui näiteks kliimamuutused. 2000. aastal ajakiri Nature avaldas maailma juhtivate ökoloogide koondhinnangu, mis on peamised ohud mitmekesisusele. Punkt 1, maakasutus, elupaikade hävimine. Punkt 2, keemiline saaste. Punkt 3 oli invasioonid, võõrliigid ja alles 4. tuli kliimamuutused. Laelatu puisniit on hea näide sellest, kuidas inimene võib looduse sõber olla. Rekordiline liigirikkus on siin inimese ja looduse koostöö tulemus. Inimese sekkumine on siin olnud mõõdukas ja järjepidev. Pisikesel lapikesel 20 × 20 centimeetrit, ma ise olen lugenud 42 taimeliiki. Tähendab, peaaegu iga isend on eri liigist. Ja me vahel naljatame, et see on miniatuurne troopikamets, sest kui te lähete troopilisse vihmametsa, siis teil ei õnnestu naljalt leida 2 samast liigist puud. Kui te nüüd kujutaks ennast putukana siia laelatu puisniidule sambla vahele, siis teil ei õnnestu ka naljalt 2 samast liigist taime leida. Laelatul on inimene loodusega nagu mykoriisaseen taimega kenasti sümbioosis eksisteerinud vähemalt 1000 aastat. Ja kui me kujutame ette, siin Lääne-Eestis on maa kerge, see võib-olla laelatu siin circa 2000-2500 aastat üldse merest väljas. Ja võib-olla siin 1500, 1800, 2000 aastat on inimene toimetanud, nii et nad ongi koos arenenud. Aga inimene ei ole siin midagi purustanud, ta on lihtsalt siin karjatanud, niitnud, veidikene agu teinud tõenäoliselt ja ühetaoliselt läbi aastasadade, läbi aastatuhandete. Kohe, kui inimene teeb mingeid järske liigutusi, siis see on ka loodusele häiring. Ja kui me tahame püsivat
põllumajanduse ökosüsteemi luua, mis ei sõltu meeletutest energiahulkadest ja kemikaalihulkadest, siis selline süsteem on täiesti püsiv ja näitanud oma eeliseid ajaloo vältel. Nii et see on see niinimetatud säästlik põllumajandus. Lisaks sellele, et inimesed kasutavad tänapäeval põllumajanduses liiga palju keemiat, toovad nad endaga erinevatelt kontinentidelt kaasa ka kõikvõimalikke erinevaid eksootilisi taimi. Mis tähendab, et liigid, mis peaks migreeruma Sobeli teooria järgi tasa ja targu, kolivad tänapäeval ühelt poolt planeeti, teisele poole planeeti lennukisõidu kiirusega. See on küsimus võõrliikidest ja see on absoluutselt väga oluline protsess, mis tänapäeval juba rohkem mõjutab. Tõesti, aga migratsioonid on ju ka ajalooliselt alati aset leidnud, aga mitte kunagi sellise intensiivsusega. Ja tõesti inimene, nagu ütlesite, viib linde, loomi, taimi, mida iganes üle maailma. Ja siin umbes 10 aastat tagasi jällegi ühes ajurünnakus rahvusvahelises oli mul ka au osaleda, kus me pakkusime välja kontseptsiooni, uue ökosüsteemi kontseptsiooni, inglise keeles siis novel ecosystem. Tegelikult tänapäeval tekivad maakeral sellised ökosüsteemid, kus kohtuvad liigid, mis pole eales ajaloo vältel kohtunud. Täiesti uued kombinatsioonid ja keegi ei tea, kui edukad nad on, kui ebaedukad, mis neist saab. Aga käige Kesk-Euroopas, käige Hollandis. Kas te näete seal looduslikke liigikombinatsioone? Mõnel looduskaitsealal mõni fragment, tegelikult kogu loodus on uuesti loodud. Just Hollandis on Jaapani puuliigid palju tavalisemad kui Hollandi enda puuliigid. Palju tavalisemast. Aias me kultiveerime võõrliike. Nii et kuidas see kõik, milleni see välja viib ja kas tekivad mingid superökosüsteemid? Aeg näitab, see on põnev uurimisteema. Maailmas on juba küllalt näiteid, kus võõrliigid on oodatud kasu asemel toonud kaasa nuhtluse. Meie oma hea näide on karuputk. Leebema variandina lillepeenardelt tuttav Kanada kuldvits, mis nüüd näiteks Tartu ümbruses vohab. Aga need on muu maailmaga võrreldes veel sõbralikud näited. Nad kujundavad keskkonna ümber, nad on nii-öelda ökosüsteemide insenerid. Ja siin näiteks Lõuna-Aafrika kolleegidega on olnud juttu. Neil on kommertseesmärkidel loodud okospuistandused. Üle 2 miljoni hektari näiteks on neid loodud. Ja tuleb välja, et oodatud kasu asemel see on tohutu kahju, kuna need puud pole seal kunagi elanud. Nad muudavad veerežiimi, nad vähendavad veevarusid, vooluhulki kuni 80%. Tekivad tulekahjud. Nad põlevad ja loodus muutub niivõrd täielikult ja kogu aineringe. Ja sisuliselt kaob joogivesi, kaob tarbevesi ja nüüd on seal suur riiklik programm võitlus vee eest, mille käigus uuesti need istandusi hävitatakse süstemaatiliselt. Samas tasub säilitada ja taastada seda, mis on ennast ajas tõestanud. Emajõe luhtade niitmine näiteks võib esmapilgul tunduda ebamajandusliku luksusena. Võtame sellised suured niidualad nagu luhad ja rannaniidud, siis rääkides siin näiteks põllumehele mõistetavast kasust, on see, et kui see lagleparv ikkagi läheb luhaniidule või rannaniidule toituma selle asemel, et tema põllule minna, siis võib-olla see on juba mõõdetav kasu. Samamoodi luhtadel on väga hea rääkida kalastikust. Nagu ma ütlesin, kui need kasvavad siin kõik põõsastesse, siis kalad siin kudemas ei käi ja terve selle suure ühtse süsteemi Emajõgi ühendab siin Võrtsjärve ja Peipsit ja mõlemast järvest käivad kalad siin kudemas. Terve selle suure süsteemi kalavarud vähenevad. Paljud Kesk-Euroopa luhad on kraavitatud, jõed on aetud sirgetesse sängidesse, kevadine suurvesi läheb sealt kolinal alla ja tihti ta kuskil peab ikkagi üles paisuma. Ja kui see juhtub linnas, siis on kahju väga suur. Ja siis sellise ala
hoidmine, kus vesi saab tõusta luhale ja siit aeglaselt ära voolata. Ma ei nimetaks seda isegi luksuseks. Ma arvan, et tartlased on minuga nõus, kes siit allavoolu elavad. Emajõe luhtadel jalutades võime taaskord kogeda, kuidas inimene võib suurepäraselt loodusega koostööd teha, nii et saab ise kasu ja aitab ka teisi liike. Ja niidu ökosüsteemide selline liigirohkus põhinebki sellel, et tänu niitmisele või karjatamisele on seal siis kõigile ka väiksema kasvulisematele tagatud valgus. Et ei ole sugugi nii mustvalge, et saaks väita, et inimese tegevus on alati halb. Liiga intensiivne tegevus on halb. Aga selline mõõdukas niitmine ja karjatamine on need, mis on Eestis väga omapärased ja liigirikkad niidu ökosüsteemid loonud. Tahaks väga mõelda, et Eestis on inimese ja looduse läbisaamine päris hea. Aga huvitaval kombel on meil ohustatud liikide protsent täpselt sama suur kui mujal maailmas. Eelmisel sügisel maailmakuulus Kew botaanikaaed oli sensatsiooni keskmes, kui avaldasid oma uurimistulemused, et maailmas circa 20% taimeliikidest on oluliselt ohustatud ja võivad lähitulevikus kaduda. Varem keegi ei olnud taimede osas julgenud maailma prognoosi anda. Nüüd, kui ma vaatan, kui palju on Eestis taimeliike punases raamatus kokku, siis see on ka circa 20% Eesti floorast. Nüüd, kui ma vaatan, mida on minu Prantsuse kolleegid teinud Põhja-Prantsusmaal, seal oli väga põnev uurimus, kus tuli välja, et neil olid 19. sajandi keskelt detailsed botaanilised andmed Põhja-Prantsusmaa kohta. Ja nad said seda seisu võrrelda tänapäevaga ja leidsid, et täpselt 20% liike oli välja surnud sealt. Et see 20 tundub nagu olema niisugune ohupiir, et ma väga loodan, et Eesti oma 20% säilitab, et ta ei kaota seda.